Täna räägime natukene propagandast, mida Euroopa Komisjon teeb. Propagandavorme on erinevaid, räägime natukene täpsemalt sellest, mida nad üritavad läbi sotsiaalmeedia siis nii-öelda nooremale põlvkonnale seda lasta teha. Enne kui jätkame, kohe kui ma nägin seda propagandat, mul tuli meelde üks vana video ühest seriaalist. Te olete ilmselt seda näinud või kuulnud. Lasan teile, see on paar sekundit kõigest. How do you do, fellow kids? What? Lühike, aga tabav. Umbes selline tunne ongi alati, kui sa vaatad neid komisjoni poolt tulnud nii-öelda meeme või nalju. Aga jah, ühesõnaga Euroopa Liit ja komisjon armastab rääkida väärtustest, sõnavabadusest, demokraatiast, akadeemilisest vabadusest, turvalisest infoühiskonnast ja muidugi sellest, kuidas Euroopa kodanikke tuleb kaitsta valeinfo, vihakõne, äärmusluse ja kõige muu eest, mis ametlikult kõlab alati väga mõistlikult. Probleem on selles, et paberil kõlabki see kõik hästi, päriselus natukene teistmoodi. Viimastel aastatel on üha selgemalt näha, et Euroopa institutsioonide jaoks ei tähenda narratiivide lahing lihtsalt võitlust valeinfo vastu. See tähendab ka võitlust nende inimeste vastu, kes küsivad valesi küsimusi. Näiteks, miks linnad muutuvad, miks elukallidus tõuseb, miks turvatunne kaob, miks poliitikad, mida aastaid müüdi progressi ja avatusena, annavad päriselus tulemusi, millest tavainimesed ei tohi liiga paljud rääkida. Ja kui nad ikkagi räägivad, siis on olemas mugav silt, millega neid saab tembeldada. Vandenõuteoreetik. Euroopa Komisjoni ametlikul Twitteri, X-kontol nüüd, ilmus sõnum, kus räägiti siis narratiivide lahingust. See sama, mis te praegu ekraanil näete. Ja sellest, kuidas Euroopa riigid on korduvaks sihtmärgiks. Sõnumi mõte on umbes selline, et me peame rääkima lugusi, mis teevad meid tugevaks, me peame elama oma lugu. Ühesõnaga, mingi jura. Aga kõlab nagu mõne mingi kommunikatsiooni konsultandi lõunapausi ajal valminud mingi kampaania, aga jah. Mitte väga halb ja mitte väga hea. Lihtsalt selline tüüpiline eurobürokraatlik loosung, kus sõnad on suured ja sisu on üpris mõttetu. Aga huvitav ei ole isegi see loosung ise, huvitav on see, mida selle kaudu nagu üritatakse teha. Selle kampaania visuaalne keel kasutab muu hulgas tuttavaid kujundit. Erinad ka allapoole, siis näete piltiga. Ühesõnaga, kui vaatad päriselt, siis näed ilusat puhast Prantsuse linna. Kui lükkad endale fooliumütsikese pähe ja mingisugused, need on prillid, milles on näha seda lapikut maad. Ma ei tea, mis see täpselt tähendab, aga jah, ühesõnaga, kui vandenõuteoreetik vaatab, siis ta näeb langenud Pariisi. Sellise sõnumiga nad tulid välja. Aga jah, et fooliumüts on nagu siukene, see on nagu vana nali inimese kohta, kes usuvad, et valitsus loeb nende mõtteid või kontrollib neid mingisuguse salaja tehnoloogiaga. Ma konkreetselt räägin nagu sellest alumisest pildist, et nagu miks nad kasutavad fooliumütsikest ja mida see üldse tähendab, sest sisuliselt ma ei ole kindel, et uuem generatsioon teab seda. Vanad ikka teavad, aga uuem vist mitte. Aga jah, et valitsus kontrollib neid või loeb mõtteid mingisuguse salajase tehnoloogiaga. Niisugune klassikaline vandenõuteooria, selline, mille puhul piisab mõnest kainest küsimusest, et kogu asi nagu laiali naguneks. Täpselt samamoodi nagu see Flat Earth, lamemaa teooria.
et kui valitsus tõesti suudaks inimeste mõtteid lugeda, siis miks ta vajab sotsiaalmeedia jälgimist? Miks on vaja andmete kogumist? Miks on vaja digitaalse privaatsuse vähendamist? Miks ei kanna poliitikud ise fooliummütse? Ühesõnaga, see on teooria, mis nõuab korraga liiga palju eeldusi ja millel on liiga vähe tõendeid. Aga nüüd tuleb oluline koht. Euroopa Komisjoni sõnum ei jää klassikaliste vandenõu teooriate juurde. Selle kujundi all paigutatakse ka täiesti teistsugused arvamused. Näiteks inimene, kes ütleb, et tänapäeva Pariis ei ole enam Pariis, millest rääkisid tema vanemad või vanavanemad. Et kas see nagu tõesti on sama kategooria, kui see fooliummütsikesed ja lapikmaa vandenõu nii-öelda? Kas see on, kas see on nagu samal tasemel, nagu et mingi satelliidid loevad su mõtteid läbi laev või midagi sellist? Muidugi mitte. Inimestel on mälestused, neil on pereliikmed, neil on vanad fotod, videod ja kogemused. Neil on võimalus vaadata tänapäeva tänavaid, võrrelda seda varasemaga ja küsida, mis on muutunud. Täpselt samamoodi nagu on võimalik vaadata neid 50-60 aastate rekonstrueeritud videosi ühesõnaga Iraanist, kui ta nägi välja Iraanist ja teisest nii-öelda neid Lähi-Ida riikidest, mis reaalselt nägid välja nagu täiesti tavaline Nõukogude Liit. Täpselt samad inimesed, autod, masinad, natukene värvilisem, natukene soojem. Ja nüüd, kui võrrelda näiteks nende piltidega, videodega, mis nüüd on Iraanist ja teiste Lähi-Ida riikidest. Et seda on kõike võimalik võrrelda, seda on ise igal inimesel võimalik järgi vaadata. Aga jah. Meil on kõigil võimalus nagu vaadata neid tänapäeva tänavaid, võrrelda neid varasemaga ja küsida, mis on muutunud. Me näeme, kuidas maksud tõusevad, me näeme, kuidas eluasemed kallinevad. Meil on internetis võimalik minna suvalisele, mingi analoogile nagu see kv.ee, kus kinnisvaramaaklerid, kinnisvara müüakse või renditakse. Ja sellepärast on nagu internet viimase aja kõige parim leiutis üldse. Meil on võimalik vaadata, millised olukorras on teised inimesed, teised riigid. Pluss, meil on võimalik isegi neid asju vaadata ajas tagasi läbi interneti arhiivi ja võrrelda. Meil on kõik need andmed olemas. Aga jah, inimesed näevad, et mõnes piirkonnas ei ole enam sama turvatunne. Aga ega ka sama ühiskondlikku korda, mida varem peeti nagu iseenesest mõistetavaks. Muidugi, alati leidub inimesi, kes elavad paremates linnaosades ja ütlevad, mina küll probleemi ei näe. Väga tore, kui sinu tänaval on kõik korras, siis nähtavasti on kogu mandril kõik korras. See on see mitte minu taga hoovis poliitiline filosoofia, mis töötab täpselt seni, kuni tagahoovi jõuab ka midagi. Mitte minu tagahoovi, inglis keeles on NIMBY, not in my backyard. Võib-olla teate neid NIMBY lihtsalt. Aga sotsiaalmeedia on muutunud selle mugava enesepettuse nagu raskemaks. Inimesed näevad videosi, nad räägivad teiste inimestega, nad näevad, mida kohalikud kogevad ja nad hakkavad esitama küsimusi, millele ametlik kommunikatsioon ei taha vastata. Näiteks, kui rahvastik vähaneb ja sündimus langeb, siis miks on eluaseme turul surve nii suur? Kuhu kaob elamispind? Miks ei suudeta probleemi lahendada? Miks räägitakse kogu aeg solidaarsusest ja avatusest? Aga tavaline maksumaksja maksab järjest rohkem ning saab vastu järjest vähem. Need ei ole fooliumütsi küsimused, need on normaalsed poliitilised küsimused. Ja siin me jõuamegi selle propaganda tegeliku mõtteni. Selline kampaania ei ole mõeldud
inimesi veenama, et kõik on hästi. Inimesed, kes päriselt linnades elavad, teavad väga hästi, kas nende ümbrus on muutunud või mitte. Nii nagu nõukogude ajal teadsid inimesed väga hästi, et poodides ei olnud küllust, isegi kui plakatitel kujutati õnnelikke töölisi ja täis riiuleid. No, vanem generatsioon kindlasti mäletab neid. Uuem, kes ei tea, siis te võite lihtsalt guugeldada nõukogude aegne poliitiline plakat või inglise keeles seal Soviet Union political posters. Need näitavad erinevaid variante. Aga jah. Propaganda eesmärk ei olnud alati veenda. Vahel oli eesmärk näidata või siis, mitte näidata, aga kuidas ma ütlen, leida neid inimesi, nagu kes julgevad üldse midagi vastu rääkida. Ehk siis sisemaenese leida. Kui ametlik plakat ütleb, et kõik on suurepärane ja sina ütled, et tegelikult ei ole, siis probleem ei ole enam tühjas riiulis. Probleem oled sina. Sina oled negatiivne, sina lõhud usaldust, sina levitad kahjulikku narratiivi. Tänapäevas keeles sina oledki võib-olla see vandenõuteoreetik, äärmuslane või välismõju kasulik idioot. See on väga mugav mehhanism, sest kui kriitikat saab siduda vandenõuteooriaga, siis ei pea enam selle kriitikale vastama. Ei pea arutama, kas linnapoliitika on läbi kukkunud, ei pea arutama, kas migratsioonipoliitika on töötanud, ei pea arutama, kas tavaliste inimeste mured on õigustatud. Piisab sellest, et kriitika pannakse ühte kasti fooliumütsi kandjaga. Üks asi, mida te peate aru saama minu videodes, mis ma hakkan tegema. Ma ei kritiseeri ainult ühte või teist poolt, vasakuid või paremaid või midagi. Ma kritiseerin kõike süsteemi, mis valetavad. Nad ütlevad, nad on demokraatlikud, aga reaalselt, kui palju on reaalselt tavalisel inimesel võimu, et midagi muuta. Miks me ei saa poliitikuid vastutusele võtta? Miks me ei saa tavalise kodanikule mitte midagi seal Euroopa Komisjonis muuta? Mitte isiklikult, aga kui me näiteks kogume, ma ei tea, 10 000 häält midagi sarnast, et siis midagi toimuks. Miks pole nagu läbipaistvust, kuidas neil seal mehhanismid töötavad? Miks on kogu struktuur ehitatud niimoodi, et sa ei saaks aru, mis seal toimub? Aga jah, sisuliselt, miks Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu kõik need struktuurid on üles ehitatud nagu Ameerika Ühendriikide maksusüsteem, kus selle jaoks, et sa saaksid oma makse maksta, pead sa ostma sisse raamatupidaja teenust, sest sama inimene ei saa hakkama. Aga jah, see oli nali. Aga mitte väga suur nali. Aga jah. Ja kui inimene on siis selles kastis koos selle fooliumütsi kandjaga, siis nagu saab tema nähtavust piirata. Tema kontot saab algoritmiliselt maha suruda. Tema postitusi saab märgistada, tema töökohta saab survestada. Tema maine saab teha toksiliseks, nagu meile meeldib. Nagu mõnda aega tagasi meeldis inimestel rääkida. Ametlikult ei öelda muidugi kunagi, kui te meie poliitikat kritiseerite, siis me vaigistame teid. See kõlaks halvasti. Eriti kui mõni välispoliitik peaks jälle tulema Euroopasse ja küsima, kas te olete ikka päris kindlad, et see on demokraatia. Seetõttu öeldakse midagi pehmemat. Räägitakse turvalisest infokeskkonnast, räägitakse vastupidavusest, räägitakse sellest samast narratiivide lahingust. Räägitakse sellest, kuidas meid tuleb kaitsta manipuleerimise eest.
ja siis saavad kõik aru, mida tegelikult mõeldakse. aga jah, siin on ka näha, Twitter on selles mõttes hea asi, et siin on näha kohe, mida inimesed arvavad. et neid saate ise vaadata. jah. Saate ise vaadata, kui palju see aga jah. aga lähme järgmise postituse juurde, mida komisjon tegi, mis on ka umbes hea. Teine see Euroopa Komisjoni sõnum puudutas sõnavabadust ja seal mingit akadeemilist vabandust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et ka siin on retoorika ilus. Euroopa on vaba, Euroopa kaitseb avatud arutelu. Euroopa seisab teadmist ja demokraatia eest. Alati paberil muidugi. Aga samal ajal leidub Euroopa riikides juhtumid ja nii-öelda seaduslikku võimalusi, kus inimesi saab karistada poliitikute solvamise või ebamugavate väljenduste eest. Kui näiteks Saksa poliitikuid solvatakse, siis ootavad sind ees trahvid ja võib-olla ka vangistus. Hästi palju on, no mitte hästi palju, aga on olnud uudiseid, kus keegi solvas Saksa poliitikut nii-öelda. Või siis ütles, et üks Saksa poliitik on paks ja ta tõepoolest oli paks, siis see on ka väidetavalt solvamine. Pluss veel, ma räägin hiljem ka Belgia uuest kohtulahendist, kus ühesõnaga räägin hiljem Belgia kohtulahendist, mis on hiljuti olnud. Aga jah. Ühesõnaga jah, Saksamaa näitel on hästi palju, kus nagu on solvatud seal rohelised poliitikud tema kehakaalu tõttu, aga jah. Siin ei ole küsimus sellest, kas selline kommentaar on viisakas. Ilmselt ei ole. Küsimus on selles, kas riik peaks sellise asja peale käituma, nagu tegemist oleks tõsise ohuga avalikule korrale või mingi terroristiga. Kui poliitik läheb avalikku ellu, siis ta peab taluma kriitikat, nalja ja ka ebameeldivaid solvangud. See ei tähenda, et solvangud peaksid olema ilusad või midagi, või et nad on ilusad. See tähendab, et kodanik ei ole poliitiku alluv. Riik ei kuulu parteile. Poliitik ei ole monarh, kelle au tuleb kaitsta riigivõimu abil. Vähemalt, nii oli see teoorias. Siin tulebki sisse Euroopa sõnavabaduse paradoks. Euroopa Liit räägib sõnavabadusest siis, kui see sobib tema väärtuspaketti. Aga kui liikmesriigis kasutatakse riigivõimu poliitiliselt ebameeldiva kõne vastu, siis reaktsioon sõltub väga palju sellest, kelle vastu see kõne suunatud oli ja millist ideoloogilist telge see puudutas. Kui mõni riik piirab LGBT aktivismi, siis Euroopa Liit nagu tegutseb kiiresti. Kui aga inimene saab karistada või satub surve alla, näiteks mingi poliitilise süsteemi jaoks ebamugava või inetult sõnastatud arvamuse eest, siis vaikus on märksa mugavam Euroopa Liidu poolt. See ei tähenda, et iga roopus või solvang oleks ühiskonnale kasulik. Ei ole, aga sõnavabaduse mõte ei olegi kaitsta ainult viisakat, korrektset ja ametlikult heaks kiidetud sõna. Sellist kõne ei ole vaja kaitsta. Seda kaitseb juba süsteem ise. Sõnavabaduse tegelikult test on see, kas lubatakse ka sellist kõnet, mis on ebamugav, rumal, solvav või poliitiliselt vale. Seni, kuni inimene ei kutsu üles vägivallale ega tee otsest kuritegu, peaks demokraatlik ühiskond suutma taluda ka ebameeldivaid lauseid. Aga tänapäeva Euroopa retoodikas tekib järjest sagedamini tunne, et meil ei ole mitte tavaline demokraatia, vaid nii-öelda
hallatud demokraatia. Valida tohib, arvamust avaldada tohib, debatti pidada tohib, aga ainult seni, kuni tulemus ei ohusta süsteemi enda eelistatud suunda. Kui inimesed hääletavad valesti, siis tuleb neid päästa nende enda otsuse eest. Kui inimesed räägivad valesti, siis tuleb neid kaitsta valeinfo eest. Kui inimesed rahkevad valesti, siis tuleb neile selgitada, et nad on langenud narratiivirünnaku ohvriks. Rumeenia valimised olid ka sellised, kus vahetele ei ole see teema. Aga mul tuli meelde üks asi, mis on legal but harmful content. See on vist kelle oma, need on vist inglaste oma, aga põhimõtteliselt üks asi, mis veel liigub, see on inglaste oma, on niisugune termin nagu legaalne, aga kahjulik sisu. Ehk siis see on vaated, mingi poliitiline sisu, tekst, kõne, mis on seadusega lubatud, aga mis nii-öelda kahjustab ühiskondlikku terviklikkust või mingit muud jura. See on ka üks asi, mis meil vaikselt hakkab Euroopasse tulema. Ilmselt esimesena läbi Belgia ja Saksamaa. Jah, ühesõnaga, 5 päeva tagasi tuli siukene uudis Belgiast, et oli siis mingi antimigratsiooni aktivist, kes siis kuskil ülikoolis tegi mingit loengut, kus siis põhimõtteliselt ütles, et massimigratsioon on toonud kaasa kuritegevuse suurenemise ja elukvaliteedi langemisega. Tema loengus nii-öelda midagi välja ei mõeldud, kasutati ametlikke statistikat ja nii-öelda oli 100% tõsi ja faktipõhine. Teaduslikult tõestatud, nagu meile räägitakse. Aga ta viidi kohtusse ja Belgia kohus ütles, et hoolimata sellest, et te rääkisite, ei valetanud, rääkisite tõtt, teie nii-öelda sõnavõtt võib lugeda vihakõneks. Ehk siis see on see, kuhu me vaikselt liigume. Ta algab Belgiast ja liigub edasi ülejäänud Euroopasse. Te võite ise vaadata. See oli 28. mail. Aga liigume edasi võiks. Et jah, ühesõnaga on loodud väga hooliv süsteem, nii hooliv, et lõpuks ei jää kodanikule muud rolli, kui tänulikult noogutada ja nii-öelda ette antud narratiiviga kaasas käia. Sama loogika ilmub välja ka nii-öelda ka jutuga privaatsete sõnumite kontrollist. Ametlik põhjendus on alati kõige raskemini vaidlustatav. Laste kaitsmine. Kes oleks laste kaitsmise vastu? Mitte ükski normaalne inimene, ütleme ausalt. Aga probleem on infrastruktuuris. Kui kord luuakse süsteem, mis suudab privaatselt saadetud pilte ja sõnumeid automaatselt kontrollida, siis tekib kohe küsimus. Kas seda kasutatakse ainult selleks, milleks seda algselt lubati? Et sellist kontrolli, selline kontroll ei jää, sellise kontrolli puhul ei jää asi ainult nagu laste kaitsmise juures. Kui süsteem on juba olemas, siis on väga lihtne laiendada selle kasutamist. Täna otsime üht tüüpi
ebaseaduslikku sisu. Homme otsime rassistlikke meeme. Ülehomme otsime poliitiliselt ohtlikke seisukohti. Ametlikult loomulikult ainult selleks, et ühiskonda kaitsta. Nii sünnibki kontroll, mida ei müüda kontrollina, seda müüakse turvalisusena. Ja siis tekib järgmine küsimus. Kas Euroopa Liit suudab, ma ei tea, lubada võtta inimestel mingit poliitilist seisu, millega ta ise ei nõustu. Ja lubab nii-öelda väljendada seda mõtet. Näiteks sama massimigratsiooni kriitika, rohepoliitika kriitika või vastuseis mõnele ametlikule ühiskondlikule programmile. Et meil peaks nagu sisuliselt sõnavabadus olema. Et kas me võime siis väljendada oma kriitikat ilma, et meid tembeldatakse hulludeks, vandenõu teoreetikuteks või millegiks muuks. Aga jah, seal akadeemilises sõnavabadusega on sama lugu. Kõlab ilusasti, akadeemiline vabadus. Akadeemiline vabadus peaks tähendama ideede paljusust, mingit vaidlust, erinevat koolkondi ja võimalust jõuda näiteks ebamugavateni järeldusteni. Kui paned sisuliselt, kui sa paned 100 inimest ühte ruumi ja kõik on kõiges ühel meelel, siis ei ole see tavaliselt teaduse triumf. See on kas väga kummaline juhus või märk sellest, et inimesed teavad, millist vastutust neid oodatakse. Konkreetselt rohepoliitika kohta. Kõik teaduskond on konsensuseni jõudnud, et seal kliima soojenemine on 100% inimtekkeline ja 100%, kui me midagi selle vastu ei tee, siis me kõik sureme ära. Seal temperatuur tõuseb, seal jää siis sulab ja siis veepiir tõuseb ja siis kõik rannikualad upuvad üle ja nii edasi, nii edasi. Kõik on konsensuseni jõudnud. Mis juhtub päris elus päris harva. Aga jah. See on nagu jässike konsensuse paradoks, kui kõik on täielikus üksmeeles. Lihtsalt põhjus olla see, et inimesed räägi ausalt või tunnevad survet. Euroopa institutsioonid armastavad viidata seal akadeemilisele konsensusele, aga kriitika järgi tähendab akadeemiline vabadus tihti hoopis seda, et teatud akadeemikutele antakse ligipääs platvormi andmetele, et nad saaksid uurida, märgistada ja rünnata neid platvorme või seisukohti, mis ei sobi ametliku poliitilise suunaga. Ja siin tekib lihtne küsimus. Kes rahastab akadeemilist süsteemi? Kui suur osa teadusest sõltub riigist, fondidest, grantidest ja institutsioonidest? Siis kui palju on ruumi järeldustele, mis lähevad otseselt vastuollu nende institutsioonide poliitiliste eesmärkidega. Seoses akadeemilise ja teadusliku konsensusega palun, ma tuletan meelde, et mõnikümmend aastat tagasi olid kõik teadlased konsensusel, et kuidas ma ütlen, et suitsetamine ei kahjusta rasedate naiste loodet, beebit, ehk väikest last, mis on kõhus on. Vaadake ise erinevaid videosi, kuidas
Ameerikas on see kõige parem, sest seal on kõige rohkem neid videosid, kuidas suitsetamine ei kahjusta mitte kellegi tervist, see on hoopis hea, see hoopis parandab tervist. Mis meil veel oli? Mitte suhkruga, aga rasvade võiga oli see, et tavaline lehmapiimast või on hästi mürgine, hästi paha ja hästi kohutav üldse, kõik inimesed surevad, kes söövad või. Sellepärast tuleb süüa margariini ja seed oil, ühesõnaga õli erinevatest nendest seemneõli või, ma ei ole kindel, kuidas seda tõlkida. Aga noh, saate ise vaadata. Ja puhtalt sellepärast meil on olemas näiteid minevikust, kus teadlased mitte ei valeta, aga ütleme niimoodi, räägivad seda, mille eest neil on makstud. Aga jah, nagu ma ütlesin, see ei tähenda, et kõik akadeemikud valetavad. See on nagu, lihtne. Aga süsteem loob stiimuleid ja targad inimesed oskavad stiimuleid lugeda. Tarkim inimene ei hamusta kätt, mis teda toidab. Vähemalt mitte siis, kui ta tahab jätkata rahastuse, ametikoha ja mainega. No üks näide on veel. See on rohepoliitika ja süsiniku reguleerimine. Idee on lihtne. Süsinik on probleem. Süsinikku tuleb vähendada. Seega tuleb reguleerida tegevusi, mis süsinikku tekitavad. Probleem on selles, et peaaegu kogu inimtegevus tekitab mingil viisil süsinikku. Tootmine, transport, energia, küte, valgustus, toit, tööstus. Kui süsinikust saab mingisugune keskne mõõdik, mida riik ja institutsioonid kontrollivad, siis saab reguleerida peaaegu kõike. Ja rohepoliitika võib muutuda vahendiks, millega kontrollitakse mitte ainult saastet, vaid kogu majandust ja inimeste igapäevaelu. Vanasti räägiti tootmisvahendite kontrollist. Nüüd räägitakse süsiniku kontrollimisest. Sõnastus on otsam, tulemus võib olla üsna tuttav. Süsiniku krediitide süsteem võib võrrelda isegi nagu indulgentsina. Keskpäeval sai kirikule makstes justkui nagu patte leevendada, tänapäeval saab saastamist kompenseerida. Loogika on teistsugune, ajast on teine, aga moraalne mehhanism meenutab midagi tuttavat. Inimene või eraettevõte teeb mingit pattu ja maksab õigele süsteemile ja siis jätkab uuesti patu tegemist. Aga lõpuks maksab selle kõik kinni tarbija. Kui ettevõttel tekib lisakulu, siis see kulu liigub hinnas edasi. Väga harva lõpeb poliitiline ideaal kuskil abstraktses eelarve rubriigis. Tavaliselt jõuab see arveni, mida maksab tavaline inimene. Ja siis tuleb veel üks ebamugav küsimus. Kui Euroopa vähendab oma tootmist ja piirab oma tööstust, aga ostab samal ajal kaupa riikidest, kus tootmine on saastavam, siis mida me tegelikult saavutame? Kas me vähendasime saastet või lihtsalt kolisime selle nii-öelda mujale? Kas me päästsime planeedi või tegime lihtsalt Euroopa kallimaks, vaesemaks? Ja sõltub. See on jälle selline küsimus, mida ei ole mugav esitada. Sest see rikub kogu ilusa loo ära. Ja kogu selle teema tuum ongi siin. Euroopa institutsioonid ei võitle ainult valeinfo vastu. Nad võitlevad järjest rohkem kontrolli pärast selle üle, milliseid küsimusi peetakse legitiimseks. Kui sa ütled, et linnad on muutunud, siis võidakse sind siduda vandenõu teooriatega. Veel üks pilt siin. Selle pildi siia ette paneme. Aga jah. Kui sa kritiseerid
massimigratsioonipoliitikat, siis võid sattuda äärmusluse kategooriasse. Kui sa kahtled rohepoliitika majanduslikus loogikas, siis sa oled teadusvastane. Kui sa kaitsed ebameeldivat nii-öelda sõnavabadust, siis toetad vihakõne. Kui sa ei nõustu hallatud demokraatia piiridega, siis oled oht demokraatiale. Ametlikult on kõik muidugi kontrolli all, mis tavaliselt tähendab, et keegi koostab juba uut kriisiplaani, uut määrust ja uut kommunikatsioonikampaaniat. Suur pilt on lihtne. Kui võim hakkab nimetama tavalisi poliitilisi küsimusi vandenõuks, siis ei ole probleem ainult kommunikatsioonis. Probleem on usalduses. Kui kodanik näeb oma silmaga üht asja, aga institutsioon ütleb talle teist, siis ei kao reaalsus ära. Kaob usaldus institutsiooni vastu. Ja kui Euroopa tahab päriselt vaba olla, demokraatlik ja tugev, siis ei piisa loosungitest sõnavabaduse kohta. Tuleb taluda ka neid inimesi, kes ütlevad valesti, küsivad ebamugavalt ja keelduvad kaasa mängimust loosungiga, et kõik on hästi. Sest ühiskond ei muutu tugevaks sellest, et kriitikuid vaigistatakse. Ühiskond muutub tugevaks siis, kui ta suudab kriitikale vastata ilma seda automaatselt vaenlase propaganda kulutamaks. Aga see eeldab ühte ebamugavat asja. Tuleb tunnistada, et osa kodanike muredest on päris mured, aga mitte mingi foliumütsikestes tüüpide välja mõeldud luulud. Ja kui Euroopa institutsioonid seda vahet enam teha ei suuda, siis ei ole narratiivide lahing mitte midagi, mida Euroopa peab välisvaenlase vastu. See on lahing Euroopa enda kodanike usalduse vastu. Seda lahingut on väga raske võita bürokraatliku plakati, algoritmilise vaigistamise ja järjekordse väärtuspõhise pressiteatega. Ma arvan, et aitab küll.